Tere tulemast meie videosse. Siin käsitleme elektripaigaldist märgades ruumides. See teema on oluline ohutus- ja standardite järgimise seisukohast, eriti kohtades nagu vannitoad ja duširuumid. Märgades ruumides kehtivad rangemad nõuded elektriseadmete kaitseseadmetele ja kaablite paigaldamisele. Siin on ruumi jaotatud erinevateks tsoonideks, mille igalühel on oma spetsiifiline kaitseaste. Kõige rangemad nõuded on tsoon 0, mis hõlmab ala otse vanni või duši aluse sees. Seal peavad elektriseadmed olema vähemalt IPX7 kaitseastmega, mis tähendab, et need on täielikult kaitstud vee sukeldamise eest. Tsoon 1, mis asub otse duši või vanni kõrval, ja tsoon 2, mis jäävad neist veidi kaugemale, on nõutavad kaitseaste IPX4. See tähendab kaitse pritseva vee eest igas suunas. Oluline on märkida, et isegi pardlipistiku toitepakk peab olema IPX4 kaitseastmega, kui see asub duši läheduses ja on võimalik otsene veepiserdus. Need nõuded tagavad, et märgades tingimustes oleks elektriseadmete kasutamine võimalik ohutu. Jätkame kaablite asukoha nõuetega märgades ruumides. On kriitilise tähtsusega teada, kuidas ja kuhu tohib kaablit paigaldada, et tagada nii ohutus kui ka standardile vastavust. Tsoon 0, 1 ja 2 paiknevad elektriseadmed toitvad kaablid tohivad paikneda tsooni piiravates seintes. Kaablite vedamine peab olema rangelt püst- või rõhtasendis. See tähendab, et diagonaalsed kaabliühendused, näiteks punktist A punkti B, ei ole selliselt tsoonides aktsepteeritud. Selline paigalduspõhimõte aitab vältida sagedust, nii tagab kaablite asukoht on alati etteaiatav ja dokumenteeritud. Lisaks sellele on oluline meeles pidada, et muid juhistikke, mis ei toida otse märkeruumiseadmeid, ei tohi paigaldada tsooni piiravasse seina sügavuseni kuni 6 cm. See tähendab, et märja ruumi poole jäävad seina sügavusel 6 cm ulatuses ei tohi paigaldada niinimetatud võõraid kaableid. Süvistatud kaablid, eriti maandatud kattega kaablid, peavad paiknema maandatud torus, et tagada täiendavat ohutust. Need reeglid on kehtestatud selleks, et vähendada elektrilöögi ohtu ja tagada paigaldiste vastupidavust niisketes keskkondades. Lõpetuks räägime 6 cm sügava nõudest ja selle eranditest. Nagu eelnevalt mainitud, on standardites öeldud, et tsoon piiras seina mereruumi poole ei tohi muid juhistikke paigaldada sügavuse kuni 6 cm. See on üldreegel, mis on loodud selleks, et vältida juhuslike kaablite vigastamist ja vee sattumist elektripaigaldistesse. Kui aga on möödapääsmatu paigaldada kaableid sellesse tsooni, on olemas erandeid. Erandiks on self-ahelad, mis on eriti madala pingega ohutusahelad või ahelad, mis on varustatud rikkevoolukaitsega ehk RCD-ga. Rikkevoolu kaitse pakub lisakaitset, lülitas voolu automaatselt välja rikke korral, mis vähendab olulist elektrilöögi ohtu. Tänapäeval on eluruumides praktiliselt kõik elektriliinid kaetud rikkevoolu kaitselülititega, mis on hea ohutusstandard. Kahjuks on praktikas ette tulnud juhtumeid, kus seda 6 cm nõuet on eiratud. Näiteks õhukestes kipsseinte korral, kus elektrikilp on jäänud küll seina teise poole, kuid nõutud sügavusvahe pole tagatud. Sellised rikkumised võivad viia negatiivse hinnanguteni ja ohutusriskideni. Seega on standardite järgimine äärmiselt oluline.